Eelmise aasta ehitusmessi välialal oli Sungate'i värav, mis siin avaneb ja sulgub, tõeline hitt. Sel aastal, kui kohale saabusime, siis värav taas üleval ja käib samamoodi kinni lahti. Seepärast otsustasin Sungate'i käest küsida, et kas teil midagi uut ka messiks on? Meil on iga aasta midagi uut välja tuua ja ma ei tea, kas sa oled näinud Lokinox lukusarja, lukutootja sarja. Ma näitaks sulle seda. Sul on kaks asja väljas. Üks on nii tavalisem värav ja teine see Lokinoxi stend. Mis need on nüüd vahet on? Tavaline värav näitab meil selle ära, kuidas meil, ma julgen arvata, valdav enamus Eestimaa jalgväravaid on komplekteeritud. On pandud peale sulgureid, aga ei ole meie näinud neid välitingimustesse sobivaid sulgureid. Ja täna me siin Lokinoxi stendi juures ju tahamegi seda näidata. Seal on põhimõtteliselt jällegi nii-öelda igaks elujuhtumiks hüdraulilised väravasulgurid, mis tähendab seda, et ta liigutab väravat kinni, enne sulgumist võtab hoo maha ja sulgeb vaikselt. Ja mis selle ole siis nagu tähtis on, kus ma olen vaadanud, et olukorrad, kus on elektriluku vastused, see on rumalus, eks ju, kui sul juhid kõrgtehnoloogiliselt kaardiga või kuidagi veel elektriimpulsitega ja värav tegelikult jääb sul irvakile. Või siis teine lugu, et olgu siis lihtne juhtimine, lihtne kasutus, aga ikkagi sul värav ei jää lahti, ta on garanteeritult kinni ja ta ei käi kõva heliga või pauguga, kuidas ma ütlen, eks ju. Ja mis selle tootja juures nagu vahva on see, et saab nii-öelda täiendada olemasolevaid väravaid ja nüüd, kui need uued meil tootmisse lähevad, siis me saame komplekteerida nii-öelda integreeritud hüdrauliliste sulgurhingedega. Ja ikka jälle rõhutan, et välitingimustesse tehtud lahendused ja loomulikult küsitakse Eesti olud ja külm ilm, mul ka täna paks jope seljas, et sobib. Aga ole Karl, ütle nüüd ühte asja veel. Sungate'i sildi all on siin 5 posti. Mis teema see on? 6 vist isegi. Jah, see on selline tootesari, pollardid või lihtsasti parkimiskoha broneerimislahendused. Et võtmega saad selle siis posti pikali panna, auto peale parkida, ära sõidata seda posti üles ehk et broneerid nagu koha, kui see on sinu koht ja sa võid seda niimoodi individuaalselt kasutada. Ja lõpetuseks tahaksin öelda seda, et kui me kodule ja koduosadele paneme selliseid natuke teistsuguseid nimetusi, siis ma julgesti kasutaksin seda, et piirdeaed ja värav on teie kodu visiitkaart. Et hoidke oma visiitkaart korras ja ilus.